Tere! Täna proovime avada Microsoft Wordi dokumenti ja seda redigeerida. Kõigepealt selleks, et avada Microsoft Wordi dokumenti, kui seda ei ole näiteks siin all ribal, siis vajutate allvasakul nurgas olevale startmenüüle või vastavale klahvile klaviatuuril. Ja teile avaneb startmenüü. Siin on meil olemas Wordi ikoon, aga kui seda siiski ei ole, siis me saame otsingumenüüst otsida sõna Word ja tulebki meile ette siis Wordi rakendus. Nii, siin ma saan siis avada kohe uue dokumendi või võtta mingisugused eelnevad dokumendid lahti või avada üldse kaustast mõni dokument. Nii, aga siin avan mina siis uue dokumendi ja hakkan seda rõõmsalt redigeerima. Esiteks avaneb meile home menüü ehk avamenüü ja siin on siis Wordi põhilised funktsioonid. Kõigepealt peaksime me kirjutama siis mingi teksti, näiteks tere maailm. Ja praegu ma näen, et see tekst on meil kalibri kirjastiilis ja suuruses 11. Minu mõte on see panna traditsioonilisse akadeemilisse kirjastiili, milleks on Times New Roman 12. Niimoodi see tekst ei muutu. Selleks, et tekst muutuks, pean ma ta ära märgistama ja siis ma lohistan hiirega teksti peale. Teine võimalus on 3 korda klõpsata, 1, 2, 3 ja ta märgib ära terve lõigu. Kui ma klõpsan 2 korda hiirega, siis ma märgin ära ühe sõna. Valik on teie. Ja nüüd, kui ma panen Times New Roman 12, siis muutub minu tekst palju ilusamaks. Nüüd, kui ma tahan selle sõna maailm välja tuua, siis Times New Roman 12 all on mul olemas sellised tähed nagu B, I ja U. B tähendab paksu kirja. Seda me võime saada siis sõna ära märgistades ja B tähele vajutades. Või, nagu te näete siin, vajutades Ctrl B. Nii. I tähendab siis kursiivkirja, ehk siis sõna läheb kaldu. Ja siin samamoodi vajutan kas I tähe peale või Ctrl I. Ja U tähendab seda, et sõna joonitakse alla. Selle saavutan nii, et vajutan siis kas U tähe peale või Ctrl U. Ja nagu te märkate, siis siin U kõrval on ka väike nooleke, kus te saate siis joone stiili valida ja joone värvi. Siin on isegi lisajooned, et valite endale sobiva. Nii, ja sõna läbi kriipsutada saate selle AB, läbi kriipsutatud AB ikooniga. Nii, vajutades siia peale. Ja selle efekti saab ära võtta nii, et te vajutate siis uuesti U peale, siin küll 2 korda, kuna tere ei ole meil märgitud, I peale ja B peale. Nii. Nüüd need X-id siin all on siis sellised matemaatiliseks kasutuseks võib-olla vajalikud, et see tõstab teksti kõrgemale ja see tõstab teksti siis madalamale. Mida meil veel vaja on, et näiteks kui me tahame teksti suurendada, siis ma võin vajutada siia suurele A tähele ja näete, siin kohe number suureneb. Kui ma nüüd tahaksin seda teksti vähendada, vajutan väiksele A tähele. Nii, ja siin on ka näidatud, et lühiklahv selle jaoks on Ctrl, Shift ja siis selline noole otsake või nurksulg. Nüüd
selline 2 A-ga ikoon võimaldab teil siis pealkirja stiili valida. Näiteks tavaline lause või kõik väiketähed või kõik suured tähed või kõik sõnad on suure algustähega, mida eesti keeles meie ei kasuta. Ja siin on siis vastupidi, esitähed on väiksed ja teised tähed on suured. Ja seda me ka üldjuhul ei kasuta. Et mida me võiksime kasutada, on siis see sentence case ja uppercase. Nii. Selle viltpliiatsilaadse asjaga saate te siis teksti ära märkida ja valida siit endale sobiva värvi, näiteks tahan roosaks teha, siis on minu tekst roosa. Samuti, kui ma nüüd teksti valin, tuleb siia see samane märk ja teen ta hoopis kollaseks, sest kollane on selline traditsiooniline highlightimine ehk siis äramärgistamine. Ja samuti ma saan teksti värvi muuta, kas siis siit või siit. Ja jällegi värvi valides ma vajutan sellele noolele, et ma saaksin selle teksti siis mitte ainult punaseks teha, vaid näiteks ka roheliseks. Nii.